Tere, armas inimene, kes sa siia videot sa vaatama satud. Mina olen Andra, sinu helge elu teejuht, kes aitab jõuda harmoonilisema ja rohkem armastust täis elu juurde. Ja eelmine kord me rääkisime filtritest, et kuidas me maailma näeme, kuidas me maailma kogeme ja kuidas meil kõigil on erinev filter. Ja täna ma tahaks rääkida natuke emotsioonidest. Et teaduslikult on tõestatud, et emotsioon kestab 90 sekundit. Ometigi on nii, et tihtipeale me jääme oma kurbusesse või vihasse või mõnda teise negatiivsesse sellisesse raskesse emotsiooni kinni kindlasti rohkem kui 90 sekundit, et oleneb siis inimesest ja oleneb olukorrast, võib see olla tunde või mõnel isegi päevi on ju kestev nii-öelda selline raske tunne. Ja eile tuli minu juurde üks naine, kes küsis just selle kohta, et kuidas siis jõuda sinna ikkagi, et kuidagi mitte oma emotsioonidega nii palju kaasa minna. Et ütleme nii, et kui võib-olla partner on hästi selline teadlik ja suudab jääda emotsioonidest veidi eemale ja tema seda ikkagi ei suuda, et mida siis teha. Ja mõtlesin siis, et ma teen selle kohase väikse video täna. Sest eks see on selline asi, mida me kõik aeg-ajalt kogeme. Et mingi emotsioon tuleb peale ja me ei suuda seda nagu minna lasta. Et kõigepealt see, et kui me ei suuda seda minna lasta, eks me peame endale teadvustama, et me jääme kinni oma loosse, oma lukku, mis iganes lugu see siis on, et tuleb see minevikust või me kujutame ette midagi tulevikus ja kindla peale me ei ole nagu kohal praeguses hetkes, kui me jääme nii-öelda ketrama midagi oma peas. Teiseks, selle asemel, et võib-olla näpuga näidata partneri suunas või kes seda viha või probleemi, mis iganes asi see oli, on ju, plahvatus tekitas, või me mõtleme, et tekitas, et vaadata nagu seda selle nurga alt, et mis on nüüd see sinu tunne, mida ta puudutas, mis on see sinu piirav uskumus, mida ta puudutas. Ehk siis et teine inimene võib teha mida iganes nii-öelda või öelda mida iganes. Kui sina oled endas hästi heas kohas ja endaga harmoonias ja usud, et sa oled piisav, siis sa ei lähe selle ütlemisega niimoodi kaasa. Et siis sa mõistad, et teine inimene, see, mida ta tegi, oli parim, mida ta tol hetkel oskas. Mida iganes ta siis tegi või ütles, oli see siis põhjustatud kas tema nii-öelda sellest piirava uskumuse mingi haavakese torkest, mida meie ennem tegime, et me kuidagi teine hakkas reageerima, on ju. Või oli see jah, tol hetkel lihtsalt midagi, mida tema tegi ja uskus, et see on parim, sest ükskõik kui absurdseid asju keegi elus teeb, üldjuhul ta teeb seda uskudes, et läbi selle teo saab tema elu olema õnnelikum ja parem. Kuigi meie jaoks võib see tunduda, eks, või kõrvaltvaataja jaoks võib see tunduda täielik nonsense, et kuidas nii. Ometigi inimesed on segaduses ja võivad nii-öelda käituda meie meelest nõmedalt, mitte ainult meie meelest, aga et aru saada, et üldjuhul inimene ei tee midagi sellepärast, et ta tahab olla nõme, vaid ta usub, et kuidagi läheb ta elu sellest paremaks. Okei. Ja tagasi enda juurde, et kui me nüüd jälgime ennast, et mille peale me vihastasime või solvusime või haavusime mingil iganes moel,
et mis selle taga on, et selle taga ei ole see, et tema ütles või tegi või ei teinud midagi. Et selle taga, mis tunne see on sinu sees. Kuidas see tegu pani sind tundma? Ehk siis, et kas sa kuidagi tunned ennast alaväärsena, kas sa tunned, et sina ei olnud piisav, sa ei ole armastatud, armastust vääriv. Katsu leida üles see tunne, mis seal sees on. Et see nõuab natuke sellist enesekriitilist vaatlust. Aga kui sa oled nagu selle uskumusega, siis mis sinu sees on, mis paneb sind moodi reageerima? Kui sa oled sellega ühendust saanud, siis sa oled sinna nii-öelda teadlikkust toonud. Sa oled sinna pimedasse nurka taskulambiga näidanud tuld. Ja muidugi on hea, kui sa saad selle suudad jälile jõuda, kust see piirav uskumus on tulnud ja teha võib-olla selle kallal tööd. Seda tööd võib teha, eks ju, päid ja kuid, et mõned inimesed käivad aastaid erinevates teraapiates ja teevad erinevaid siis tervendavaid asju. Aga see kõik on okei, aga tegelikult piisab, kui sa suudad nagu olla teadlik enda haavadest, enda piiravatest uskumustest ja sellel kriitilisel momendil, kui keegi siis sinu ümber on midagi, teeb midagi või ütleb midagi, mis kuidagi paneb jälle sind tundma. Ehk siis see esimene reaktsioon, kui me ei ole harjunud, on kindlasti see, et viha või mingi ägestumine, kurbus või solvumine. Aga kui sa lased selle nii-öelda 1,5 minutit enda kehast läbi ja suudad võtta ühendust natukene siis enda kõrgema minaga oma südames, oma 3. silmas kuidagi luua see ühendus, ja siis tuleb meelde, et ahaa, oota, mida ma tegelikult tunnen. Tegelikult see ei ole nagu see solvumine või viha, eks, et see oli nagu korra emotsioon, aga mis seal taga on? Et seal taga on, et ma tunnen, et mind ei väärtustatud näiteks. Mind ei väärtustatud. See on see tunne. Ja kui sa sellega saad ühendust, et okei, siis sa saad, kui see on, eks ju, see on teine inimene põhjustas selle olukorra kuidagi, et sa ei tunne ennast väärtustatuna, siis sa õpid kommunikeerima seda. Et sa õpid seda mitte nii, et sa tegid nii ja sa üldse ei väärtusta mind, vaid sa õpid seda ilusti kommunikeerima, et asi ei ole temas, vaid asi on selles, kuidas sina tunned mingi asja kohta. Aga okei, me ei lähe praegu selle vägivallatu suhtlemise peale, et see on teine teema. Aga mõte on siis selles, et sa saad aru, et et see asi praegu pani mind reageerima, sest ma ei tunne, et ma olen piisav. Siis sa saad juba oma süsteemi nii-öelda sellega maha rahustada, et sa tood selle teadlikkuse sinna. Et saad selle minna lasta. Võib-olla sul on mingi väike rituaal, kuidas või sa võiksid luua sellise rituaale, kuidas siis ennast maha rahustada ja teha siis see nagu mõte ikkagi ümber uuesti, et sa oled piisav, sa oled väärtustatud. Ja rahuneda maha, tulla sealt emotsiooniturmist välja ja siis kommunikeerida oma partnerile või kes iganes see inimene oli, kes sind reageerima pani. Kui see nüüd on nagu vaadata, kas see olukord oli nagu, kas on nagu tõene, mis sa sealt välja lugesid, et vahel võivad need reageeringud tulla ka täiesti absurdsetest asjadest, on ju. Et aga
võib-olla tõesti, ütleme kodune näide, et võib-olla keegi, sa koristasid kõik ära, on ju, ja siis keegi jättis oma, ma ei tea, mustad nõud kuhugile lohakile. Okei, siis tegu, see on nagu fakt, et nii on toimunud. Ja siis sa saad juba kommunikeerida, et kuule, et ma koristasin nagu kõik ära, et ja tund aega hiljem, et ma näen, et siin on kõik need nõud laokil, et kas sina jätsid need, kui rohkem inimesi majas elab. Et see paneb mind tundma, et minu tööd üldse ei väärtustata. Et mulle väga meeldiks, kui te koristaksite enda järel ära need nõud. Ja nii ongi. Kogu teema lahendatud, ei pea karjuma, ei pea plärtsuma, ei pea tundma seda valu, et mina koristasin mitu tundi ja nüüd seda üldse ei väärtustatud. Et see, et nemad jätsid selle laokile, et tegelikult ei pruugi olla üldse seotud sinuga. Vot, et pikk lugu lühidalt, et siis püüagi näha oma emotsionaalse reageeringute taga, siis mis on see piirav uskumus, mis paneb sind reageerima ja tuua, heita sinna uskumusele valgust ja näha, et see on piirav uskumus, et see on sinu alateadvuses, mis toimub, et see ei ole tõsi. Et sa oled selle uskumuse loonud kunagi väiksena, on ju, võib-olla 3, 4, 5 aastasena keegi midagi ütles, keegi midagi tegi. Ja nüüd iga kord, kui see kuidagi uuesti kultiveeritakse selline sarnane mingi olukord, siis see reageerib. See ei vasta tõele, sa oled täiskasvanud inimene. Ja sa saad valida, mida sa usud enda kohta. Et selline väike mõtisklus täna, et andke märku, kuidas see teid kõnetas. Ja kui te tahate rohkem neid videosid näha, siis YouTube'is vajutage ka subscribe nuppu. Aga kohtumiseni järgmine nädal. Tšau!